Viimastel päevadel olen ma postitanud siia videokatkendeid surmalaagrist, kus siis selles laagris osalejad kirjeldavad oma kogemust. Võite neid siin vaadata eelnevatest videotest. Ja tänavu aastal toimub surmalaager siis siin kohas, kus ma praegu olen. Ettevalmistused juba käivad, 8. mail me alustame. Aga need eelnevad videod on mõnes vaates tekitanud selliseid ebamugavaid tundeid, et milleks seda vaja on ja milleks seda tehakse ja kes seal üldse käivad. Siis ma mõne sõnaga selgitan, et tegemist on eelkõige laagriga, kus tulevad mehed kokku ja teevad natukene füüsilist tööd, on nutiseadmetest eemal, tehakse välitingimustes süüa, magatakse telgis ja saavad sellist natukene nagu mehelikku kogemust. Aga teiseks pakub see laager sellist erakordset kogemust, nagu selline surmalähedane kogemus, mida tavaliselt kutsuvad esile mingisugused õnnetusjuhtumid või kliinilised surmad või avariid. Aga siin me teeme seda täiesti turvaliselt, ilma ühegi ohu või kahjustuseta ja sellises hoitud keskkonnas me mängime need simulatsioonid läbi, et see on selline simulatsioon surmalähedasest kogemusest, mis aitab inimesel kõigepealt saada üle sellest surmahirmust, saada aru, et tegemist ei ole mitte millegi sellise hirmsaga. Ja teiseks annab see julguse saada üle sellest ohust ja surmahirmust. Ning kolmandaks annab see väga selge suuna elus kätte, et millega ma tahan edaspidi tegeleda ja mille peale ma ei taha enam aega raisata, sest et korraga, kui sul on antud uus võimalus ja sa tead, et sa jääd ellu, siis sa hakkad seda elu palju rohkem väärtustama ja lõpevad ära igasugused mingisugused sõltuvused või vaja surnuks löömine või mingisugused ebatervislikud eluviisid ja mehed keskenduvad oma elule ja sellele, mis on oluline.